Tere tulemast meie loengule, mille me täna oleme nimetanud Prozorovide pereteraapiaks. Mustal kastil järgmisel reedel on esietendumas Anton Tšehhovi kirjutatud ja Ingomar Vihmari poolt natukene kõpitsetud, aga suuresti lavastatud Kolm õde. Ja nii nagu Mustal kastil traditsiooniks juba saanud, sooviksime enne esietendust lavastuse teemadel natuke laiemalt rääkida, mõtiskelda omakeskis, aga ka koos publikuga. Selleks, et harida ennast ja kõiki, et olla ühiskonnana ja indiviididena paremad ja nii edasi, nii edasi. Kes nüüd kuulab meid taskuhääling Tartu hääle kaudu, siis tänusõnad juba Jaanus Kaasikule, kes selle pärast kõik kokku lõikab. Aga tänane külaline, ma ütlen kohe ära, et meil on 2 loengut, tänane ja siis järgmisel esmaspäeval, teisipäeval, järgmisel teisipäeval. Kolmapäeval kindlasti ei ole. Nii, kordan üle selguse huvides. Täna on teisipäev, on esimene loeng ja järgmise nädala esmaspäeval algusega kell 7, mitte nagu täna kell 6, on siis David Vseviovi loeng, kes räägib meile natuke seda ajaloolist tausta. Aga täna on mul suur rõõm enda kõrval tutvustada Nathan Hamerit, kes on siis kiiresti niimoodi interneti abil vaadates nii pereterapeut, kriisiabinõustaja, hingehoidja, vaimulik, kas midagi veel? Kuidas sa oled endale nii palju tiitleid omandanud? Räägi palun endast, milline on sinu teekond olnud? Tere! Ohoh, sellest otsast alustada. Päris huvitav on siin mingi elu. Tärkas korraga, kui jutt algas, siis hakkas midagi siit tõusma. Ma ei tea, kas see peaks midagi tähendama, aga no neid rolle on jah, kuidagi aja jooksul kogunenud, samas küllap neis rollides on midagi väga sarnast ja see põhiline on see, et olen pisut enam kui 30 aasta jooksul üritanud inimesi nende elu erinevates keerulistes kohtades toetada ja leida viise, kuidas edasi elada peale ka selliseid keerulisi muutuseid ja muutuse aegu. Ja tõepoolest siis hingehoidja ametist olen nii-öelda alustanud ja siis on sinna lisandunud see kriisinõustaja ja leinaterapeut ja muu säärane on ka üsna juba pikad rollid mul ja pereterapeudi roll tegelikult ka. Et ma saan aru, et põhiline, miks ma täna siia sattusin, oli just see pereterapeudi roll ja kuulsin siin, et minu õpingukaaslane Jaan Saar on siin ja me oleme kursuse kaaslased pereteraapiat õppimas. Olen siin juba teiega kohtunud, nii et oleme Jaaniga sõbrad. Aga jah, et see mõte, miks ma neid erinevaid rolle olen võtnud, on just nimelt pakkuda mingisugustki toetust nendel hetkedel, kui inimene võib-olla niisuguses hapras seisus on ja igapäevane töö mul seda just sisaldabki peaasjalikult. Tänagi olen päeva veetnud inimeste lugudega. Kuidas see on sinu jaoks arenenud? Kas enne tekkis, ütleme, sa oled ikkagi just pereterapeudiks spetsiaalselt õppinud, kas mis pidi see oli, et enne tekkis vajadus või juba tegelesid nende probleemidega ja siis tundsid, et peaks edasi? Jaa, ma ikka olin juba päris, ütleme siis sellest umbes 30 aastast pool aega ma veel ei olnud pereterapeut, umbes nii ta on, et viimase 15, natuke rohkem kui 15 aastase jooksul olen just pereterapeudina ka töötanud. Aga eks see üks on lisandunud teisele, et on tekkinud vajadus ennast veel täiendada ja eks see on jätkuvalt, ega see kuhugi otsa ei ole saanud. Kogu aeg on vaja midagi juurde mõelda või avastada.
aga räägi siis meile palun, mis on pereteraapia selles mõttes, et noh, mina isiklikult ei ole sattunud ühelegi pereteraapia sessioonile või kes sinna tavaliselt satuvad, mis seal tehakse? Noh, kui pereteraapiast rääkida, siis esiteks on võib-olla aluseks üks teatud selline arusaam elust või inimesest ja selle arusaama juures on just see põhiline mõte, et me inimesed mitte ei ela üksinda siin maailmas või lahus sellest keskkonnast, kus me elame ja teistest inimestest, vaid me oleme seotud. Ja me vastastikku üksteist mõjutame ja perekond on üks inimühiskonna alusüksus, milles toimuvad võib-olla sellised kõige enam intensiivsed mõjutused, vastastikused mõjutused, et selles mõttes pereteraapia tegelebki siis just nimelt inimese elu sündmuste ja probleemide vaatlemisega sellises võtmes, kus siis nähakse inimest sellise terviksüsteemi osana ja püütakse mõista, kuidas selles süsteemis inimese käitumine, valikud, olukorrad tekivad ja kas neid saab kuidagi muuta või saab nendega midagi ette võtta. Ja pereteraapias käivad inimesed, põhimõtteliselt võivad tõesti käia terved pered või mitu põlvkonda koos või siis ka täitsa üksikisik, kes oma teemadega tegeleb, aga just seda sellises pereterapeutilises võtmes, kus mitte ei keskenduta ühele konkreetsele probleemile selle inimese üksiku isiku nii-öelda vaatenurgast, vaid seda probleemi käsitletakse natuke nagu laiemalt, just nimelt sellises peresüsteemi osana või peresüsteemiga seoses. Et selles mõttes on üsna erinev, kui ma räägin kriisiabist või kriisidega seotud tööst, siis on seal selgelt fookuses see üks kriisijuhtum ja sellest lähtuvalt siis selle nii-öelda järelmõjud või selle kriisijuhtumiga seotud muutustega toimetulekust, et see on siis natukene võib-olla teistmoodi, kuigi ei saaks öelda, et sealt perekond välja lülitatud on. Selle toimetuleku juures on kindlasti oluline roll ka perekonnal ja tegelikult eks ka paljud kriisid sünnivad perekonnas ja perekonnas toimuvate muutuste tõttu. Et seal ikkagi ka võime vaadata selles kriisiprobleemistikus inimest üksinda oma selle keerukusega või oma läbi elatud kogemusega, aga samas võime vaadata teda ka kui sellist süsteemset kriisi. Ehk võime ka teisipidi ütelda, et praegu, ütleme, siin seesama koroonakriis, et ühtpidi see on iga ühe meie isiklik lugu, kuidas keegi ennast sellest tajub ja kuidas see nii-öelda haigus teda on mõjutanud, aga teistpidi oleme me ka seotud sellesama kriisiga tegelikult sellisesse ülemaailmsesse võrgustiku või tervikusse ja loomulikult perekond on ka, kes on väga tugevasti mõjutatud. Ja ma arvan, et perekonna teemad on kuidagi läbi selle koroonakriisi kuidagi isegi võib-olla rohkem kui esmalt võib-olla arvata oskas mõjutatud ja sellist probleemistikku on üsna palju tekkinud, et kui võib-olla enne seda kriisiolukorda paljusid selliseid pingeid, mis perekonnas muidu olid olemas, sai eirata, siis just see eriti see koroona algusaeg, kui meid suruti nii-öelda koju ja pidime seal üksteisega hakkama saama ja meil ei olnud kuhugi põgeneda teineteise eest, siis hakkasid mingid asjad sealt kuidagi välja tulema võib-olla nagu teravamalt, kui need muidu olid lahustunud võib-olla paljude erinevate tegevuste ja elu erinevate punktide vahel, siis see kuidagi koondus kõik nüüd ühe kodu seinte vahele ja sealt
muidugi paljud sellised konfliktsed olukorrad ka üles kasvasid või ka palju on tõesti selliseid paarisuhte purunemisi ja paarisuhte probleeme minu meelest hästi hüppeliselt kasvanud need teemad. Et üks seltskond, kes minu jutule satub, on ka just paarid, kes tegelevad oma suhetega. Et üldiselt oleks tore, kui nendega hakataks tegelema ennem, kui asi on kaugele läinud juba ja kaua käärinud, et oleks palju lihtsam ja oleks võimalik võib-olla paljusid selliseid nukraid tulemusi ära hoida. Aga ühesõnaga nii, nagu sa ütlesid või kas ma saan siis õigesti aru, et võikski niimoodi siis jaotada, et sellised ootamatud järsud muutused, sündmused, need siis on justkui vajavad seda kriisinõustamist ja siis pikka aega vindunud protsessid on siis pigem siuke pereteraapia või on see nagu vägivaldne tõlgendus? Võib-olla jah, päris niimoodi otseselt võib-olla ma ei määratleks, kuigi mingi iva selles on jah, et tõepoolest kriiside puhul me näeme just, et on tegu mingi konkreetse situatsiooniga või mingi sündmusega, mis on vallandanud selle kriisiprotsessi. Aga ega ka peres võivad ootamatult, ka kriisi tõttu, nagu see koroonakriiski on ju, tekkida mingeid peresuhete võrgustiku probleemid, mis omamoodi on ka kriisid tegelikult, kui me niimoodi kriisist üldiselt laiemalt mõtleme, siis tegelikult on igasugune muutuskriis. See on tõesti, kriis tegelikult kirjeldabki ju põhimõtteliselt inimese eluga seotud muutuseid ja nende muutustele reageerimist ja siis ka toimetulemise viise või võimalusi. Aga kui oluline on siis ikkagi see sõna pere seal? Selle mõttes, et jah, on arusaadav, et need inimesed, su perekond mõjutavad teineteist kõige intensiivsemalt, aga et me võime mõtelda ju ka niipidi, et veresugulus seal vist ei mängi rolli või? Nii ja naa, jah, mängib ja ei mängi. Loomulikult võib pereks pidada ka neid inimesi, kes lihtsalt omavahel on tihedasti seotud ja intensiivselt suhtlevad või suhestuvad. Et kuigi jah, selline traditsiooniline pilt sõnaga pere haakub ikkagi traditsiooniliselt just veresugulust silmas pidades. Aga jah, ma olen nõus, et paljudel puhkudel võib rohkem pere olla see seltskond, kes meid ümbritseb võib-olla aktiivselt ja oma päritolu perega või ütleme selle veresugulussidemetega nagu väga palju seoseid ei ole. Samas ei saaks ka öelda, et kuigi me ei suhtle võib-olla, et nad meid mõjutamata jätaks. Et me võime minna ju ära Austraaliasse ja teispool maakera ja üritada olla väga kaugel, aga ega me neist suhetest tegelikult lahti ei saa. Omal moel nagu ongi nii, et mida kaugemale me läheme mingitest suhetest, mis meid probleeme tekitavad, seda intensiivsemaks mõnes mõttes muutub nende suhete mõju meile. See, et me igapäevaselt ei kohtu, võib tekitada tegelikult või ka siis üldse võib-olla mitte igapäevaselt, võib-olla iganädalaselt või nii edasi, et kui see kohtumise võimalus või suhte jätkamise võimalus on mõnes mõttes nagu takistatud, siis me omal moel ka need probleemid, mis on mingil hetkel olnud, nagu konserveerime. Ja tahes või tahtmata asjad, mis on jäänud nii-öelda natukene nagu ajas tahapoole, aga nad ei ole muutunud, siis nende mõju tegelikult ei lakka meie jaoks olemast. Mõju muutub siis, kui me tegeleme nendega, mitte siis, kui me nad ära konserveerime.
siis nad jäävad selliseks, nagu nad on. Et tihtipeale inimesed ütlevadki, et noh, umbes, et aeg parandab haavad. Mul siin eelmisel kevadel tuli välja raamat pealkirjaga Aeg parandab hoolitsetud hingehaavad. Raamat räägib kriisidest ja leinast, aga just see mõte ongi, et aeg ise ilma inimese poolse sekkumiseta või meie aktiivsuseta tegelikult ei muuda midagi. Et ikkagi aeg saab muuta koos meiega või meie panusest lähtuvalt. Ja kui meie midagi sellega teeme, siis saab ka tekkida või toimuda mingi muutus. Et lihtsalt oodates, et midagi hakkaks juhtuma, kindlasti juhtub ainult, et siis juhtuvad enamasti need asjad, mis meile võib-olla nii väga ei meeldi või juhtub teistega. Aga mis on need sammud siis, mida saaks niimoodi astuma hakata, et muuta? Jah, no eks see natukene ikka sõltub sellest ka, millega on tegu. On ju. Kui me räägime suhtest teise inimesega ja seal on mingi olukord, mis vajaks muutmist, siis see eeldab suhtlemist. Et me paneme omapoolse panuse sellesse suhtes võib-olla seisma jäänud mingisse probleemistikku. Ma alustan nii-öelda dialoogi. Loomulikult võib olla, et teine ei ole valmis tulema kaasa minu sellesse dialoogi. Aga ega see ei ole alati ilmtingimata vajalik, et teine alati minuga dialoogi tuleks. Kui mina olen omalt poolt sammud teinud, siis ma olen mingi osa enda poolt teinud ja võib-olla isegi see minu jaoks lahendabki ära. Kui mul on mingi sõnum, mis on vaja ütelda välja ja ma olen selle sõnumi öelnud ja teine on selle kuulnud, sõltumata sellest, mida ta selle sõnumiga peale hakkab, olen mina omapoolse panuse sellesse vähemalt andnud. Ja ma saan, kas või kui mul on mingi asi, mis mind vaevab või ma pean teisele välja ütlema, siis kui ma olen selle välja ütelnud, siis see on minu jaoks. Kuigi võib-olla sealt ei tule sellist vastust, mida ma võib-olla eeldaksin, aga vähemalt ma olen selle maha pannud. Ma olen selle väljendanud ja selle väljendamise kaudu tegelikult enda jaoks nagu vähemalt mingi osa sellest protsessist nagu kokku võtnud või lõpetanud. Et võib-olla kui rääkida sellest sammust, et see on siis minupoolne aktiivsus, ma hakkan midagi tegema, kui suhtest rääkida, siis ma alustan suhtlust ja annan edasi mingi oma sõnumi, mida ma näiteks tahan. Millist muutust ma tahan või mida ma tahan väljendada või mis on minu soovid või ootused või vajadused sellega seoses. Kas jah, teine sellele alati vastab, on ise küsimus, aga vähemalt ma loon selleks aluse. Aga kas tundub, et on probleem, meil loogika viga on see, et ei tehta seda? Jaa, see on muide tõsine probleem, et seda ei tehta, et me tihtipeale teeme seda, et paneme suu kinni ja arvame, et see lahendab ära. Mina pereterapeudina võin öelda, et sellised asjad tihtipeale on aastakümneid käärivad ja jälle, see on nüüd üks pereteraapia selline vaatenurk, et tegelikult probleemid, mis on ühel põlvkonnal teine teisega, ei jää mitte sinna, kui neid ei lahendata, vaid nad kanduvad üle järgmisse ja veel üle järgmisesse põlve ja vahetevahel veelgi kaugemale. Ehk et kui üks põlvkond midagi ära ei lahenda, siis jääb see järgmise põlvkonna lahendada. Ja kui ka järgmine põlvkond sellega ei oska midagi peale hakata, siis see kandub taas edasi. Loomulikult seal midagi muutub, midagi muundub. Ja sageli kipub olema see, et see ka võimendub pigem, sellepärast, et juba seda algpõhjust tihtipeale ei teata. Et see algpõhjus on ära ununenud, aga pinge on. Ja siis see pinge kogub enda ümber veel nagu materjali, mis justkui õigustab selle pinge püsimist. Ja selle tõttu tegelikult see pinge on veel suurem ja juba ka lisaks sellele arusaamatu, miks ta on. Et sellepärast ikkagi lahendus on see, et ma hakkan täna midagi tegema selleks, et see muutuda võiks. Alustan selle omapoolse aktiivsusega. Selline küsimus võib olla siis, et kui palju, kui tihti on ikkagi pereteraapias või kas või Maša ja Kulõgini suhe seal 300 nagu näiteks, et kui palju saab ravida peret, kus võib-olla ei ole armastust näiteks mingises
osas, kas on võimalik parandada haavad, kui armastus on kadunud, vist enam, kuidagi armumine on üle läinud, nüüd oled siin. Noh, see sõltub ka, mis on need teised elemendid, millest see suhe koosneb. Ja vahetevahel inimesed teevad selle valiku, et kuigi ei ole armastust, valivad nad siiski teineteisega koos jätkata, näiteks sõpradena. Ja ma tean päris palju selliseid paare, kes sellise valiku on teinud ja kasvatavad oma lapsed üles ja elavad veel pärast sedagi koos ja saavad päris hästi hakkama, ei olegi häda, aga see on küsimus, et millised on meie ootused. Et kui on ootus, et seal ikkagi oleks armastus, siis ma arvan, see puuduoleku tunne või see rahulolematus on nii suur, et see segab ka sõprust. Kui panna see maha, siis on tõenäoliselt võimalik sõprusega jätkata tegelikult, et iseenesest ma arvan, et ei ole võimatu ja ma arvan, et eelmised põlvkonnad siin, minu vanemate põlvkond ja võib-olla ka minu põlvkond on ikkagi elanud suuresti ka just nimelt eesmärgiga toime tulla, ütleme siis eluga toime tulla ja armastuse teema ei ole võib-olla nii esil olnudki. Eriti see teise maailmasõja järgne põlvkond, kes on ikkagi pidanud tähtsaks nii-öelda uue põlvkonna üles kasvatamist ja ellu jäämist, sest seal oli see kontrast, et kui sa juba ellu jäid, siis nüüd on sinu vastutus mõnes mõttes selle ellu jäämise eest ka hoolitseda ja teha endast oleneva ja siis see armastus ei ole tähtis. Aga ma arvan, et täna see enam nii lihtne ei ole, et vajadus armastuse järgi on ilmselt ikkagi kordades suurem, sest et ellu jäämine tuleb kuidagi iseenesest juba välja. Et me ei pea nii palju pingutama selle nimel. Ja selge on see, et armumisel ja armastusel on oluline vahe, et armumine lähebki üle. Et see ongi, ma arvan, ka hästi loomulik ja ma usun, et isegi vajalik. Et kui me oleks kogu aeg armunud, siis ilmselt jääks päris paljud asjad ära. Ja ma arvan, et ega siis neid lapsi ka ei kasvatataks. Et nad jääksid üsna nälga, ma kardan. Ma mõtlen, mitte siis armastuse nälga, võib-olla neid armastatakse väga, aga süüa ei anta. Et see võib-olla, et päris keeruline on seal ellu jätta siis. Et see on armumise juures on jah selline emotsionaalne seisund selline, et see väga vastutustundlik ei ole. Aga armastus selle vastu on natukene teistmoodi. Aga kas võib küsida, et kas teie juures pigem käivad, on mingisugune suur vahe ka, et missugune põlvkond teie juures käib, et kas teie juures käib just nimelt teiega samaajaliseid rohkem või on siis nooremaid või tegelikult vahet ei ole? Ikka pigem jah, minust nooremad inimesed jah, või siis minuealised ka, et ma siin 60-ndate keskpaiga sünni nii-öelda väljalase. Et siis jah, ikka üks suurem osa kontingendist on nooremad minust jah. Et see vanem põlvkond kipub ikka väga harva või ikka seal on mingi eelarvamused ja sellist ettevaatlikkust päris palju ja see seisukoht ikka, et kes mind ikka aidata saab või ja piinlik on ilmselt, et see noortel ei ole seda piinlikkust. Nad isegi, mulle väga meeldib, tulevad sellised 20 aastased noored, kes võib-olla mõne aasta koos toimetanud ja tahavad oma suhet nii-öelda arendada ja tahavad kindlustada, et nad tõesti püsiksid koos. Ja minu meelest on see suurepärane, mulle väga meeldib sellist tööd teha. Kus loomulikult kellele ei meeldiks, et sellist toredat tööd, kus ei ole veel asi untsus on ju vastupidi, et mingid väiksed häired või mingid väiksed sellised võib-olla probleemid tulevad, aga tahaks nad vaadata üle ja leida viis, kuidas teha seda paremini. Minu meelest on see väga, väga hea investeering tegelikult, sest et suur osa probleeme hakkab pihta nüüd niimoodi minu statistika kohaselt just paaridel siis, kui see kaheks olemise aeg otsa saab ja tuleb esimene laps majja. Tavaliselt siis kohe ei märgata seda, ei märgata tüki aega, aastaid võib-olla ei panda seda tähele, et see keerukus on sealt pihta hakanud ja ei osatagi seda isegi seostada, sellepärast, et see on ju nii suur ja eriline ja tähtis asi, et me saime lapse ja võib-olla teise veel. Aga et mis tihtipeale, mis juhtub ju see, et laps tõmbab oma
vajadustega tähelepanu ja roll muutub. Me ei ole enam mitte kahekesi, esiteks süsteem muutub, on ju, 2 asemel on 3 ja üks on see, kelle eest on vaja hoolitseda, tuleb vanemlik roll, mis hakkab domineerima ja partneri roll kaob ära või jääb tagaplaanile, ta ei kao ära, ta jääb tagaplaanile ja noh, ilmselt esimeseks mõneks aastaks, kuni võib-olla laps saab lasteaeda, et seal selleks ajaks mõnes mõttes pannaksegi lausa enam-vähem stand-by peale, see on ju, et see pausil olev paarisuhe, noh, et seda on vaja uuesti käivitada ja uuesti on vaja seda pausinupp maha lülitada ja selle peale ei tulda tihti. Seda ei osata ja siis ta jääb niimoodi vinduma ja sealt hakkab kerima mingisuguseid rahuldamata ootuseid ja segadust ja sellist tunnet, et midagi on valesti. Aga see küsimus algas sealt, hüppaks tagasi selle küsimuse juures, millest sa alustasid, on ju, et kas saab midagi teha, kui armastus on kadunud. Ma arvan, et noh, et armastust tagasi saada on päris keeruline, kui see on kadunud. Aga võib-olla, et see nagu inimeste vahelises toimimises ei ole enam nähtav, aga ta kuskil on olemas, siis ikka saab. On võimalik. Kuigi see eeldab tõesti, et seda on nii palju säilinud, seda valmisolekut või soovi seda paarisuhet hoida, et mõlemad on valmis panustama sellesse. Kui üks ainult pingutab ja teine laseb tal teha, ega siis ei tule midagi suurt välja, et mõlemad peavad tahtma. Seal on päris palju, mida tuleb muuta ja need mustreid tuleb märgata, millega me tegelikult ära rikume selle ja tuleb avastada seda, kuidas me seda teinud oleme. Ja see on üsna enesekriitiline vaade ka, mitte siis selline nagu ennast materdav, aga just nimelt nagu siiralt, ausalt ennast uuriv vaade, et kus ma õpin ennast mõnes mõttes uutmoodi tundma ja tuleb korraga välja, et ma ei olegi nii hea inimene, kui ma arvasin. Ikka tundub, et teine on ära rikkunud, on ju. Ja et tahaks ikka uskuda, et mina olen see, kes on kõik hästi teinud, aga temane sunnitegi kõik rikkus ära, et seda tahaks ju mõelda, aga tegelikult paarisuhe on alati nii-öelda 50-50, et seal ei ole seda, kes on rohkem süüdi. Tavaliselt ikka, kes teeb nagu mingi esimese sammu näiteks, ma ei tea, kõrvalsuhte või ütleb, et nüüd mina enam ei taha või hakkab seal nagu vastu plõksima või et sealt nähakse siis, et tema on süüdi, tema hakkas kiusu ajama ja tema hakkas ütlema ja tema hakkas siin ikka vastu panema ja et siis süüdistatakse seda ühte. Tegelikult see ei ole kunagi nii, et alati on mõlemad osapooled vastutavad, ma isegi ütleks süüdi. See minu meelest viib ka nagu mõtte valesse suunda. Et me koos loome seda, meil on kummalgi oma vastutus ja me oskame seda täita, seda vastutust täpselt nii hästi, kui me oskame. Ja meil on kõigil need oma materjal, see meie materjal, mis meil on, paremat pole paraku. Aga me saame seda arendada, et võt, kui me hakkame süüst rääkima, siis keegi hakkab vaatama, et mis ma nagu valesti olen teinud. Aga see ei ole mitte, et ma olen ilmtingimata tahtnud paarisuhet ära rikkuda, et ma olen nagu valesti tahtnud teha. Ma olen teinud, nagu ma olen osanud. Nüüd on see koht mõelda, et mis on minu vastutusalas veel vajalik või mis on vaja seal muuta. Et seda siis nagu täiustada, arendada, parendada, teha midagi, mis võiks sinna nagu aidata kaasa, et see saaks siis ka toimida ühes koos. Ja. Ma enne kui ma hakkan võib-olla rohkem tüürima juttu sinna, kuigi meil juba kõlasid esimesed 3 tegelaste nimed, enne kui me sinna võib-olla veel lähemale läheme, et sa rääkisid sellest, et mingites olukordades tegelikult piisab, ütleme, mingite perekondlike situatsioonide lahenduseks või vähemalt sinu enda jaoks mingi rahu tegemiseks võib piisata sellest, et sa ise ütled mingid asjad välja, aga baariteraapia vist üksinda siis ei toimi. Või on võimalik? On ikka võimalik, midagi saab ikka alati ühe inimesega ka peale hakata ja mul on ikka selliseid lugusid ka, kus üks inimene on võtnud endale vastutuse seal midagi muutma hakata ja nii on, et vahetevahel ühe inimese muutus toob kaasa ka teise inimese muutuse. Ja ma ei tea, kui nii hakata ütlema, et
kui me paneme ennast teisele inimesele lukku, ma ei ole rahul temaga, ma olen pettunud, mulle ei meeldi see, mis ta teeb või see häirib, mis ta teeb, siis ma tegelikult tõmban oma nii-öelda ressursi või nagu panuse sealt sellest suhtest tegelikult välja. Ja ega siis ongi ühel hetkel jube raske teineteist üles leida. Me ei ole enam nagu motiveeritud kuulma, mida teine päriselt öelda tahab, mida ta sellega mõtleb või kuidas ta ennast tunneb. Ma ei näita talle ka ennast välja. Ma hoian selle tagasi, mis ma tunnen või mida mina mõtlen või ka lihtsalt, kui sa näed teise inimese silmist, et ta on sinu poole pöördunud, ta armastab sind, siis tekib endal ka see tunne. Aga kui mul silmis on tühjus, teise inimese otsa vaadates külm pilk, siis sealt ei tule ka vastu. Ehk sealt ei teki seda sünergiat ka, sellepärast tihtipeale, kui ma avan ennast nagu teisele ja vaatan teda armastava pilguga, esiteks ma hakkan temas nägema seda, mida ma seal võib-olla kunagi olen näinud. Sest ma hakkan sinna koguma just seda materjali. Senikaua, kui ma olen rahulolematu, kui ma näed, see asi nimekiri muudkui pikeneb sellest, kuidas ta kõike teeb valesti. Ja see, mis tegelikult hästi on, see kaob nagu lihtsalt selle varju ära. Kui ma nüüd avan ennast teisele, siis ma tõesti, see mõnes mõttes nõuab ka julgust loomulikult, sest see on risk. Kui avada ennast, siis ma tegelikult riskin haiget saamisega. Teine ei pruugi seda alati osata kasutada nii tundlikult minu suhtes, et see ei tee mulle haiget. Nii et seal võttes seda riski endale on võimalik tõesti midagi muuta. Ja vahetevahel on vaja kedagi motiveerida, et ta selle riski võtaks, kui ta seda tõesti väärtustab, et nii mõnes mõttes on võimalik. Sest ega tegelikult armastus ilma riskita ei tule. Risk on see, et ma avan ennast ja saan haiget, risk kaotada iga kell. Armastus tähendab seda tegelikult ju ikkagi, et ma olen valmis iga kell loobuma. Ma lasen lahti oma plaanist, ma lasen lahti viisist näha, kuidas asjad peaksid olema või kirjutada ette, kuidas asjad peaksid olema. Ma lasen sellest lahti, ma olen valmis iga kell loobuma. Kuigi loomulikult mitte selleks, et loobuda, ma ei tee seda, või selleks, et kaotada, vaid selleks, et tegelikult ehitada midagi üles. Aga seal taustal peab olema tegelikult see hirmu vaba ruum. Sest et kui mul ikkagi see nii-öelda, võime öelda algselt taanduda tagasi surmahirmule, kui surmahirm mind saadab, siis ma panen ennast lukku, siis ma tegelikult ei ava, siis ma tegelikult ei julge ennast näidata sellisele, nagu ma olen. Ja siis tegelikult juhib minu valikuid pelgus, hirm, mitte armastusena. Küsin sellise küsimuse, kas lähtuvalt sinu enda taustast ja osalt ka sellepärast, et ilmselt 18. sajandi lõpu venelased olid ikkagi keskmiselt rohkem religiooniga seotud kui tänapäeva eestlased. Kas uskliku inimese jaoks on need asjad kuidagi loomuomaselt lihtsamad või just vastupidi keerulisemad? Kas sellel on mingi vahe üldse? Kas sulle tuleb teraapiasse usklik religioosne inimene? Ma arvan, et kui on paarisuhte probleemid, siis ei ole väga palju vahet midagi. Raskused on raskused. Mõnes mõttes võib-olla selliselt religioossele inimesele on mõned kohad isegi keerulisemad, sest seal on ees veel üsna selline selge mudel, kuidas peaks olema, mis on ideaal. Ja kui see kontrast selle ideaaliga on väga suur, siis mõnes mõttes ma ei julge isegi seda kontrasti välja tuua või ma ei julge öeldagi, et see tegelikult on nii. Et ma püüan, et püütakse nagu meeleheitlikult võib-olla parandada midagi, aga parandada ei saa, kui me vaata silma sellele, mis on. Ja kui ma näen ainult, kui ma ei julge näha, et rusud on järgi, ma ikka veenan ennast, et ei ole. Kõik on hästi, natuke nokitseme ja kõik saab korda. Tegelikult see ei ole mitte nii lihtne. Vahetevahel on vaja sealt rusudest hakata harutama välja, mis küll see kasutuskõlbulik on. Jah, et selles mõttes ma arvan, et inimsuhetes
ei ole väga vahet, millisel sajandil need probleemid on. Võib-olla rõhuasetused on natuke erinevates kohtades, võib-olla lahendusteed on pisut erinevad. Võib-olla kriteeriumid, mille alusel määratletakse õiget või valet või ilmselt ka, kui ma siin nimetasin neid sõjajärgset põlvkonda, et ka see vaade, et mis on see perekonna funktsioon või mis on paarisuhte funktsioon. Et see tõenäoliselt mingil määral muutub, aga kui me läheme selle armastuse tasandile ja sellele, et me tõesti tunneme rõõmu koos olemisest, siis rõõmu tunneme ikka samadest asjadest. Loomulikult me tunneme rõõmu, kui mu eesmärk on nii-öelda uut põlvkonda luua ja üles kasvatada, siis, ja see on nagu põhifookuses, siis võib-olla isegi selle nii-öelda läheduse puudus paari suhtes võib-olla häirib vähem tõesti. Ja. Sest et ma ei mõtle sellest nii palju, sest mu tegelikult tähtis roll on, et ikkagi kasvaksid lapsed üles ja nad saaksid hea hariduse ja nii edasi. Et siis võib-olla võib varjutada ära ka selle vajaduse läheduse järgi. Aga kuskil see igatsus ikka on, kolmel õel ju tegelikult. See käib läbivalt kogu sellest loost läbi. Aga tüürikski siis vähemalt mõneks ajaks paarisuhte juurest peresüsteemide juurde, jah, et mis eas või kuidas kujunevad välja sellised peresisesed dünaamikad. Et kui on üks pere, kus on 3 suhteliselt ühes eas, ütleme 10 aasta jooksul sündinud 4 last, 3 õde, 1 vend. Et mis on need olulised etapid või kuidas sinu hinnangul nende vahelised dünaamikad välja arenevad? Ikka kõik see algab ikka sünnist peale, aga jah, see on isegi lausa, ütleme üks selline pereterapeutiline vaade, et sünni järjekorral on määrav roll või kas kui määrav, aga siiski on tähtis koht ka sellel, kuidas kujunevad välja need jõudude vahekorrad ja kas vend oli kõige noorem? Või kuidas on ikka vend kõige noorem? See Andrei oli kõige noorem, jah. Irina ja Andrei vahe siis võib-olla kõige väiksem, aasta 2. Mul tegelikult ei ole täpselt arusaamist, et missugune on nende õdede vahe, vanuse vahe. Me oleme seda ise mitu korda arvutanud, võime enam-vähem välja ütelda siis, et kui Olga on siis 5 aastat Mašas, Irina ja Irina on siis Andreist 2 aastat, okei. Ütleme ikkagi sellised suhteliselt ikkagi vahed kuni 5 aastat arvatakse, et on see, mis laste vahel vanuse vahena veel nagu mõjub kuidagi rohkem. Ehk et nad oma vahel suhestuvad. Kui sealt läheb nagu pikemaks see vanuse vahe, et siis need mõnes mõttes hakkab nagu otsast peale, et siis see järgmine laps on taaskord justkui nagu vanim laps või seal need juba suuremad vahed, see natuke muidugi sõltub ka perekonnast, kuidas nad seotakse need lapsed oma vahel kokku või see lastehaldusüsteem toimib. Aga üldiselt jah, et kui see laste vanuse vahe on suurem kui 5 aastat, et siis sellist head kommunikatsiooni seal ei teki. Et siin võime öelda, et on tegu perekonnaga, kus lastevahelised suhted on üsna intensiivsed, sest nende vanuse vahe on selline. Et nagu nad on üsna järjest tulnud. Aga siinkohal, et kui on 2 eraldi last, kelle vanuse vahe on juba näiteks 8-9 aastat, mõjutavad vähem, aga kui on esimene, siis 4 aasta pärast järgmine ja siis 3 aasta pärast järgmine, kas siis nii-öelda see kuidagi nagu seotakse ära, jah, see kuidagi keskmine kuidagi seob ära, jah, et sest seal keskmisel on mõlemale poole
nagu vanema suunas ja noorema suunas oma temal ise küll mõlemas suunas, aga kas siis on ka vanem ja noorem omavahel rohkem jah, seotud, on, kui ta jah, muidu ta oleks? kuidagi jah, niimoodi ühendab ikkagi rohkem ära, et lapsed on nagu terviküksusena rohkem seotud. Et no muidugi see natuke sõltub sellest keskmisest lapsest ka, et kui ta nagu väga selgelt valib näiteks noorema poole hoida, et siis võib see vanem jääda nagu pildist välja. Et siin on hästi palju niisuguseid nüansse muidugi ka kaasas, aga tõesti sellised järjest tulevad lapsed kuidagi on rohkem omavahel seotud kui selliste suurte vahedega lapsed, et noh, näiteks ütleme, et on 2 last, siis on 10 aastat vahet, siis on jälle 2 last, siis tegelikult noh, moodustuvadki eraldi sellised paarid. Ja et need laste allsüsteem kui pruugigi omavahel päris selliselt koostööd, need 2 ja 2 omavahel nagu, need 2 toimivad koos ja teised 2 vanemad 2 toimivad koos, aga nad nagu ei moodusta sellist ühtset tervikut, vaid need ongi nagu omaette üksused. Aga jah, et seda nimetatakse allsüsteemiks, see on nagu laste allsüsteem, vanemate allsüsteem või siis tuleb sinna mängu ka vanavanemate allsüsteem ja meeste ja naiste allsüsteemid, need jaotatakse ja pereteraapias vaadatakse, kuidas siis need naised omavahel toimivad peres, kuidas mehed omavahel, kuidas vanemad või täiskasvanud või kuidas lapsed omavahel toimivad ja nii edasi. Ja noh, kui 3 õe peale mõelda, et siis ma saan aru, et see ema surm jäi sellisesse aega, kus osa lapsi ei olnud vist väga veel täiskasvanud on ju. Selle ema surma kohta mul ka puudub andmed, mis vanuses aset. See ei ole täpselt seal kirjas, aga me võime järeldada, et kuna tema suri Moskvas ja Moskvast koliti ära 11 aastat tagasi, siis olid põhimõtteliselt ka Olga kõige vanem ilmselt võis olla seal 14, 13 ja teised juba päris veel pubekas nii-öelda. Et ema suri siiski suhteliselt varsti peale poja sündi. Just. Ehk et mis tähendab tegelikult, et selline vanemlik allsüsteem lagunes laiali. Isa jäi üksinda sellesse vanemlikku allsüsteemi ja tõenäoliselt, mis sealt minu meelest ka sellest näidendist läbi kõlab, et Olgal on kuidagi selline natukene ka ema rolli moodi roll või kuidagi, et ta ikkagi on võtnud seda ema rolli üle ja saanud tõenäoliselt selle suhteliselt varakult, mitte küpselt veel ja see tähendab, et see on natukene selline natukene habras või ei ole väga kindel ega selge, et ta ei ole selles ise ka mitte väga paigas. Samas teised justkui ootavad, ma mõtlen õed ja vend ootavad talt mingit sellist emaliku rolli võtmist ja vastutust ja võib-olla ka armastust või sellist hoolt, mida ta ilmselt ise väga ei vea välja või nagu ei tunne ka, et ta sellega päris hakkama saaks, tunneb ennast ebakindlalt seal. Et see tundub kuidagi olema selles Olga rollis selline ebakindlus ja tema ju jah, näed, temast järgmine õde saab mehele, on ju, et on nii, on ju, et ja just, et aga tema ju jääb, kuigi see mees seal vist pärast ütleb ka, et tegelikult oleks tahtnud teda hoopiski, aga mingil põhjusel seda ei juhtunud ja seal võib ka olla, et ta ei saanudki juhtuda, sellepärast et sellel Olgal oli selline roll selles peres, et kui ta oleks mehele läinud, siis ta oleks võib-olla jäänud sellest rollist nagu välja ja see oleks tema oma vastutusi saanud endale lubada armastust, sest tal oli armastada vaja oma õdesid ja venda seal ja seda perekonda, et ta ei saanud lubada endale seda nii-öelda eemale jäämist sellest vastutaja rollist. Et seal ka see võib-olla see üks Olga selline valu aspekte või valupunkte, et mine tea, äkki temagi unistas või enne kui Maša sai sellest mehest, ta ei ütle seda küll välja, aga seal võib olla väike selline igatus, et aga mina ka ja oleks seda võib-olla tahtnud.
aga kui sa avaksid võib-olla veel just seda sünnijärjekorra teooriat, et mis see meile veel ütleb? No enamasti on, vanem laps saab tihtipeale ilma isegi selliste kaotusteta nagu selles loos siin, 3 loos, saab tihtipeale selle vastutaja rolli. Ja noh, ega vanemad ei pea selleks väga palju isegi last suunama, noh, selleks piisab ainult ütelda, et vaata sina, et siis need väiksemad seal on ju, noh, ja selleks, seda tehakse tavaliselt ikka perekonnas, et sina oled suur ja siis sina ikkagi vaata väiksemate järgi, et see on nii loomulik. Noh, mina ise olen 4-lapselises perest vanim. Ja noh, üldiselt, kui ma olen ka koolitaja ja teen just selliseid koolitusi, kuhu tulevad inimesed, kes tahavad teisi aidata ja niisugust abistava elukutse valivad inimestest. Ma aeg-ajalt teen nii-öelda statistikat, et kui palju on kursusel siis neid, kes on pere vanimad lapsed, kes on noorimad lapsed, keskmised lapsed, üksikud lapsed, siis enamasti on kõige rohkem vanimaid lapsi. Ja teine selline suur grupp on nooremad lapsed, selle sama teooria järgi ka just noorimad lapsed on need, kui nemad abistaja ameti valivad, siis nad on kõige isetumad abistajad. Ehk siis nad jagavad oma armastuse üleküllusest nii-öelda. No, nad on saanud ja nüüd nad on valmis maailmale jagama ka. Et neil on selline nagu vabadus anda välja, sest nad on võtnud vastu ja sellest on neil piisanud juba. Et vanem laps lihtsalt jätkab seda, mida ta on harjunud tegema. Nii et mina olen jätkanud seda, mida ma olen harjunud tegema. Vastutan, hoolitsen ja vaatan, et teistel oleks hea. Ja vahest lähen sellega liiale ka. Vahest ma tahan natuke rohkem, et neil hästi läheks, teistel ma mõtlen, kui nemad ise tahavad. Seda ma olen õppinud päris oma töös küll tihtipeale pidurit panema, et ma vahetevahel olen väga innukas teiste aitaja, aga nad ise üldse ei viitsi liigutada. Ja niimoodi käivad ja loksuvad, vaata midagi ei muutud, et mina teen, ma ei tea, rabel on ühtepidi teistpidi, et saaks mingisuguse midagi juhtuma, aga nendel, ei noh, me nüüd vahepeal ei teinud midagi, aga räägime nüüd hakkame jälle tegema. Et nii see võib vahest minna. Et jah, et see nüüd mõeldes seda, see on selline põueni käsitlus sellest asjast. Ja siis ka tegelikult Adleri koolkonnas räägitakse sellest, siis sellises psühhanalüütilises vaates ka just seda põlvkondade, või ütleme siis mitte põlvkondade, vaid sünnijärjekorras ka seotud mõjusid. Et vanem ongi siis see vastutaja pigem ja see, kes võtab sellist hoolitseja rolli ja tegeleb rohkem nagu teistega ja võib-olla jääb ise oma vajadustega nagu tagaplaanile. Tema vajadused ei ole võib-olla nii tähtsad või neid ei märgatagi tihtipeale. Keskmine laps on enamasti siis see, kes balansseerib seal, kes on hea kohtunik või selline advokaat. Et üldiselt öeldaksegi, et tihtipeale kohtunikud, advokaadid on head, on keskmised lapsed perekonnas. Nad on seda harjutanud, kuidas siluda, tasandada ja nii-öelda luua sellist õiglust majja, õigluse eest võitjad, politseinikud näiteks. Ja noorimad lapsed on sellised rõõmsad, kui on hästi läinud. Kes on valmis armastust jagama igale poole, vasakule ja paremale ilma, et nad väga küsiksid. Aga see jälle muidugi sõltub just nendest vanusevahedest, natukene teine asi on, et alati ei lähe nii, et see vanem laps võtab vastutuse. Meil on natukene selline kultuuriline mõju ka siin, et kui vanem laps on poiss, siis ja järgmine on kohe sinna otsa tüdruk, siis vastutuse saab tihtipeale tüdruk kultuuriliselt. Et tüdrukud, need on ikka mõistlikumad, neid saab usaldada, neile saab vastutust anda. Et seal võib ka see järjekord natuke selles mõttes minna ära, et see sooline erinevus, kui vahed on väikesed, siis see võib omakorda mõjutada, kui see poiss on sükene paras sükke kaaka, et siis saa teda ju usaldada. Et niisugused asjad võivad mõjuda. Loomulikult see teooria on hästi selline
noh, mitmekesine ja seal on palju nüansse, mida, et see on nüüd hästi lihtsustatud käsitlus, mida ma siin praegu esitlen ka muidugi, et või lihtsustatud osa sellest. Aga jah, muidugi mõjub ka see, et noh, näiteks tõesti, kui peaks peres toimuma sellised muutused nagu 3 õe puhul, et üks vanematest näiteks sureb või lahutuse tagajärjel peresüsteem sellisel moel lakkab olemast, kuidas see, kas vanemad tulevad toime oma vanemliku rolli võtmisega ka peale lahutust või nende omavahelised pinged on nii suured, et see vanemlik roll jääb tagaplaanile ja nad tegelevad ainult iseenda ja teineteise materdamisega, iseenda eest võitlemisega. Et siis jäävad lapsed üsna üksinda ja seal jaotatakse siis rollid laste vahel kuidagi ümber ja siis see sõltub ka, millises kohas see juhtub, kui näiteks vanem laps on kodust läinud ja siis jäävad nooremad sinna neid rolle jaotama, et siis võivad need ka kõik need asjad muutuda ja või on hoopis noorim see, kes jääb üksinda sellesse pinge välja seal, et noh, nii need kõik need asjad mõjuvad, aga noh, selles 3 õe loos on ju ka isa lõpuks on ju sureb ennem, kui tegelikult see mõnes mõttes selline tasakaal, enne kui õed nii-öelda saavad oma peresid loodud ja enne kui sealt midagi nagu sellist sünnib, et nad jäävadki oma vahel tegelikult mõnes mõttes pidetuks. Et ei ole ema on läinud ja siis on ka isa läinud nii-öelda pildilt. Küll meil on väga raske spekuleerida, et milline see isa roll seal nende koduses elus üldse oli, noh. No ta just, oli sõjaväelane ja võib-olla üldse harva kodus. Vaata see muide, selle peale ma mõtlesin muide, selle isa rolli peale ja selle peale, missugune selle Andrei oli ta jah, see poeg ja et Andrei saatus lõpuks või kuidas see tema elu läheb. Et jah, et kui palju see isa seal üleüldse selle oma isa rolliga toime tuli, et omal moel on ka see isa võib-olla selline noh, nagu laste silmis või laste peas selline unistuste isa, kes aga kogu aeg on kuskil ära on või kes tegeleb kuskil hoopis teiste lastega, oma sõduritega seal, kui palju tal oma laste jaoks üldse aega jäi. Ja noh, Andrei võib-olla ainsa mehena seal majas sai justkui sellise ootuste koorma endale. Temast räägitakse, mõtle kui andekas ja mida ta kõik suur teadlane ja mida iganes tast võiks saada, aga tast ei saa midagi lõpuks on ju, et võib-olla ta murdus ka selle ootuste koorma all natukene, et seda oli liiga palju, mida talt oodati ja noh, et just see ema ja isa kadumine pildilt tegelikult ja just selle isa mõnes mõttes isale seatud nagu sellised kõrged ootused, kui ema enam ei ole ühtpidi ja see isa nagu justkui figureerib, aga ta tegelikult nendele ootustele päris vastata ei suuda. Ta võib olla võib-olla kena ja tore ja armas ja nad noh, suudavad hoida seda pilti tänu sellele, et isa kuskil nagu on, aga ta nagu reaalselt ei teosta seda ideaali. Ja siis kantakse see ideaali ootus üle sellele vennale, mis noh, ei saa talle kui veel noh, eriti noorimale lapsele tegelikult olla jõukohane. Ja niimoodi ta kärssabki seal mõnes mõttes, et ta ei vea välja. Mõeldes ka, et selle naise, kelle ta endale võtab, et see on nagu nende sellise, noh, ma mõtlen ka intelligentsi taseme mõttes kuidagi ta ei küüni sinna, nii on ju, ja et miks peab vend valima endale sellise nii-öelda ka nagu ütleme, noh, sellise emotsionaalse võimekuse, intelligentsusega naise. Et seal on ka mingisugune selline teatud, minu jaoks selline teatud ebakindluse märk. Et ta ei usalda ennast piisavalt, et ta võtaks nii-öelda võrdse partneri endale, vaid ta peab endale võtma partneri, kes jääb talle nagu alla mingis mõttes. Millega ta ise lõpuks ka jälle pärast omamoodi rahul ei ole, ta küll ei tunnista endale seda, teised kõik talle näitavad seda, aga ta ise ei tunnista seda. Sest tema peab mingis mõttes õigustama oma valikuid. Ilmselt jälle see, kui mul on selline ideaal, siis ma ei saa ju lubada endale läbikukkumist, kui ma olen selline ideaal. Ja siis ma pean ka selle kõige nõmedama töö mõtlema endale parimaks ja selle naise, kellega ma
rahul ei ole, käin kõrtsis ennast maha rahmimas ja raha raiskamas. Et siis noh, ma hoian nagu seda mingit sellist illusiooni või pilti, et noh, omamoodi illusioon seegi, et mul on kõik hästi. Et see ka on sama hea kui see Moskva mõnes mõttes. See nagu on justkui reaalne, aga see on sama kättesaamatu kui see Moskva. Selle venna jaoks täpselt samamoodi. Nii. Meil on veel umbes natukene aega. Ikkagi on veel paarkümmend minutit. Ja. Kas on vahepeal äkki küsimusi saalist? Ma küsiks küll, see muidugi natuke läheb jälle 3 õe teemast välja sinna pere teemasse, aga kas, noh, olles rääkinud nüüd inimestega, kellel on lapsi, et kas see väide peab paika, et isegi kui sul on lapsed, siis tegelikult prioriteet peaks olema paari suhtel. Et see on esimene prioriteet ja laps on niikuinii sa annad talle, aga tegelikult, kui sul ei ole seda algvundamenti, siis tegelikult ju kõik varjab. Nõus. Muidugi on hetki, kus võib-olla see laps on fookuses ja see on see, kui ta on imik, siis ta paratamatult ei jääks ellu, kui see fookus ei oleks seal. Aga seal vahel kindlasti või selle ajal ei tohiks unustada paarisuhet ja tõsi, paarisuhe on alus nii-öelda kogu perekonnale. Et kui selles midagi untsu läheb, siis tegelikult kogu perekond hakkab logisema, et nii on. Ja selles mõttes tõesti, häbenemata võiksid vanemad oma lastele lihtsalt öelda, et nüüd on meie aeg. Ja peaksidki seda tegema ja võtma seda ilma süütundeta oma aega, sest et nad annavad selle mitmekordselt tagasi, selle ära oldud, eemal oldud hetked, kui nad seda tegelikult tõesti saavad, mida nad teineteisele koos olemisest vajavad. Et kindlasti olen nõus, et see nii peaks olema. Ja see, see abitu laps loomulikult oma selliste vajadustega tõmbab hirmus palju tähelepanu ja võib-olla see, millest ei anta tihtipeale ka aru, et me nagu räägime koos küll kahekesi asjadest, aga me räägime seda vanemlikus rollis. Ehk siis, kui laps on väike ja ka veidi suurem ja ikkagi me arutame küll kahekesi koos, istume õhtuti võib-olla kahekesi, isegi veiniklaasi taga ja süütame küünla aga räägime ikkagi lastest. Või räägime sellest, kuidas ma ei tea, majanduslikult toime tulla või kuidas kellelgi tööl oli. See juba on isegi parem jutt võib-olla, kui need on erinevad tööd ausalt öelda. Et jah, see vanemlik roll kuidagi saab dominantseks paraku liiga kergesti. Isegi nimetatakse teineteist isiks ja emmeks ja vastastiku partnerid, see on vahest nii veider. Emme, ütled oma naisele, petsa veid. Mis emme? Ja, et ei ole, nii ei ole, jah. Et sellised, niisugused väiksed asjad, mis on väga tähenduslikud. Ja juba selle väikse nimetamisega me tegelikult anname teisele rolli. Ja muidugi, eks me omal moel on seal ka selline sügavam iva ka, et eks me paarisuhet luues otsime seda sarnast lähedust, mis meil on oma vanematega. Ja mingis mõttes seal ongi see ootus, et ole mulle ema või ole mulle isa natuke. Aga küsimus ongi, et kas me suudame selles paarisuhtes muundada selle ootuse nüüd tõesti 2 partneri vaheliseks läheduseks, mis tegelikult peakski olema uus kvaliteet sellest lähedusest, et lapsena on üks osa sellest lähedusest ja partneritena me loome uue läheduse, mis küll kopeerib seda lähedust, mis oli lapsena mul vanemliku rolliga, aga ta ei ole päris sama ja on juba võrdväärne ja selle tõttu ta on ka rohkem mõnes mõttes vastab minu täiskasvanud inimese vajadustele, et lapsena ongi teised vajadused, ongi see hoolitsus on võib-olla tähtsam, aga tegelikult ega paari suhtes me saame enda hooldamisega ise enamasti hakkama, et me ei vaja enam sellist nii-öelda pepu pühkimist ja sellist hoolitsust, aga tihti jälle konfliktid paari suhtes tekivadki sellest, et keskendutakse hoolitseja rollile.
et noh, et naised võtavad selle emaliku rolli hoolitsuse, mehed võtavad selle meheliku hoolitsuse rolli, noh, nagu kütt ikka on ju, käib tööl ja toob kõvasti raha koju, et noh, ja siis ta ei saa aru, miks pärast ma ju käin iga päev küttimas ja toon teile korraliku saagi koju, on ju, te saate kõik autod ja majad ja kõik on teil olemas, on ju, mis te veel virisete, aga ja ema ütleb, et iga päev teen teile süüa ja pesen nõusid ja pesen pesu ja kasin teid ja ikka keegi pole rahul. No, ja niimoodi see rahulolevatus kasvabki. Ja õpetame tegelikult vastastikku üksteist nendes kohtades mitte ennast rakendama. Ehk siis mees tuleb koju ja ei leia külmkapi just lahti üles lihtsalt, sest et naine on seda kogu aeg avanud ja seisnud seal ees, noh, põhimõtteliselt, et seal ei ole võimalik olnudki seda külmkapi just näha. Ja naise puhul ei ole seda nagu mõtet, et ta võiks olla hea kütt. Miks mitte? Et võib ka täpselt vastupidi olla ja mõlemad võivad olla head kütid ja head kodumajandajad. Et miks mitte neid rolle ka selles mõttes võrdselt jagada, et selles ei ole enam, noh, eriti tänasel päeval ei ole vaja adrakurge käes hoida, et noh, et on vaja füüsilist jõudu, sa jõuad selle adra sinna maa sisse suruda. Et selleks ei ole enam sellist füüsilist jõudu vaja, nii et tänasel päeval need ka ei tööta enam need asjad ja meeste rollidega on üldse kehvasti, eriti kui me mõtleme siin linnakorteris. Noh, neid traditsioonilisi, ma mõtlen, meeste töid pole ju enam, noh. Naiste töödest veel midagi on säilinud, aga meeste töödest praktiliselt on null. Ja siis tal ongi see töö seal, selle nuppudega seal telekas. No mida siis teed, noh? Võtad õllega ligi ja ongi hästi. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et okei, et kui me võtame, et ütleme, ütlus on, et mees läheb arsti juurde siis, kui ikka no, käsi on otsast ära, no ja ikka üldse ei kannata olla. Et millal oleks optimaalne aeg, millal paari terapeudi juurde tulla, et kas siis, kui on juba täitsa kriis või siis, kui nagu lihtsalt ei leia seda ühist keelt või lihtsalt aeg-ajalt tasub nagu tulla check-up'ile, et vist saame suhtlemisega hakkama, et kõik on vist hästi, et ei ole veel läinud sinna nagu täitsa. No jah, vaata, et kui ma töötan naistekliinikus, siis naistekliinikus nõuandlas on alati saba. Kui ma käin meestekliinikus, siis seal ei ole saba, seal saab kohe löögile. No põhimõtteliselt nii on, noh. Et tegelikult profülaktika on mõnes mõttes, kui meil on ikka mingid rollid olemas, siis tegelikult tuleks kasuks, isegi kui ei ole otse väga suurt häda. Ehk et see on õppimise küsimus tegelikult ja ma arvan, et me ei ole õppinud kasutama seda ressurssi, mis siin on. Mu käest on palju küsitud, et miks pärast siis üldse meil on vaja tänapäeval, et vanasti sai ju ilma igasuguste terapeutide ja nõustajateta hakkama, et no et kuidas siis nüüd täna siis ei saa, et miks me niimoodi oleme nii hädised. No, ma arvan, et siin on jälle küsimus selles muutunud maailmas ja selles, kuidas me elame. Ja veel paljudes asjades. Esiteks, maailm on muutunud näiteks selles osas, et meie omavahelised kontaktid ka põlvkondade vahel on hõrenud. Ja ei ole enam sellist selget kogukonna välja, kus tegelikult paljud probleemid lahendatakse ja kus toetatakse ja kus on tegelikult võimalus ka õppida teiste näidete varal. Täna me ei tea, mis meie naaberkorteris toimub ja mida me sealt õppida võiksime. Me ei tea sellest mitte midagi. Me ei tea ka seda, mida me võiksime oma vanematelt õppida tihti peale, sest et noh, me ei ole neid ka kuid näinud juba. Ja nii edasi. Ehk et just see distants inimeste vahel ja see isoleeritus oma vahel ka põlvkondade vahel. Et selles mõttes taluperes paljud asjad lahendati ära selle tõttu, et nad olid kogu aeg ninapidi koos. Mitu põlvkonda, 3 põlvkonda ikka, kui mitte 4, kui veel mõni kaua kestis. Et see on üks asi, miks pärast on liikunud see oskusteave, mis on olnud ühel taluperel spetsialistide kätte. No lihtsalt nii on. Ega ravitsemise oskus on ka liikunud kliinikumi seinte vahele, mis oli taluperes enam-vähem igal ühel olemas või noh, seal igaüks teadis, mida ikka ühel või teisel puhul teha. Okei, me võime öelda, et noh,
Need olid väga algelised vahendid, aga ikkagi see on küsimus on üleüldse ravitsemisoskuses või selles teadus, mida teha inimesele ühel või teisel või kolmandal puhul, et teda aidata. Ja see teave on liikunud spetsialistide kätte sellepärast, et me oleme teineteisest eemale läinud. Meie vahel ei ole enam sellist sidet, niisugust, kust meie sõnumid ja kogemused niimoodi saaks üle kantud. Me ei jutusta ka teineteisele lugusid enam. Lood, mis on läbi aegade inimest õpetanud ja kandnud, neid lugusid enam ei jutustata. Lood on smiled, aga see on liiga kesine lugu. Ja ma ausalt tihtipeale noorematel puhul avastan seda, et tülid tõusevad sellest, kuidas tõlgendatakse Messengeri sõnumeid. Ja siis tuleb välja, et ei, ma ei mõelnud üldse seda. Aga sinna käib terve pikk lugu juurde, et saada aru, mida see Messengeri sõnum tähendab. Või see üks mail või üks märk. Sa solvasid mind. Ei solvanud. Kus sa võtad, ma solvasid? Aga sa ju, aga see on jälle, sinna jääb liiga palju tõlgendamisruumi. Ja selle tõttu on ka tihtipeale see, et kommunikatsioon omavahel ei toimi, tõlgendamisruumi on liiga palju. Me oleme liiga palju teineteisest ajaliselt ka eemal. Me tuleme kokku, me suhtleme lühisõnumitega. Isegi koos olles räägime lühisõnumitega. Ja selle tõttu teineteise mõistmine on keerukas. Ja nüüd on vahele tõlk. Ma ütlen ausalt, ma olen tihtipeale tõlk, päris sõna otsas mõttes. Üks ütleb mingi lause, teine vahib otsa, mitte midagi aru ei saa. Ja siis mina hakkan rääkima. Mul läheb võib-olla 5 minutit selle lause seletamiseks. Ehk siis on vaja tõlki. Ja võib-olla kolmas asi on see, et me elame lihtsalt liiga kaua. Ja tõesti, meie keskmine eluiga on viimase sajandi jooksul ikkagi väga palju pikenenud. Poole võrra kohati võiks öelda. Mis tähendab seda, et meil on liiga palju aega mõtelda, liiga palju muutuda võimalus selle aja jooksul, sest et kõik see, mismoodi me elanud oleme, mida me mõelnud oleme 20-aastaselt, tõenäoliselt enam 80-aastaselt lihtsalt ei päde. Aga mul on vaja ikka suhestuda inimestega ja selleks tuleb vahepeal ka rääkida lugusid, ka vahepeal kohtuda, vahepeal teineteisega jagada, läbi mõelda uuesti oma maailma. Ja kuna maailm muutub ka nii palju, siis ma ei jõua kõiges kohal olla. See on ka veel järgmine asi. Ja liiga palju on elemente, et sellist filosoofi, kes tegeleks ka matemaatika ja astroloogiaga, tänasel päeval enam ei ole. Aristoteles tänasel päeval naeldaks välja, räägib kõigest. Aga sellepärast ei ole võimalik, sest info hulk on nii tohutu. Et selle tõttu on ka vaja spetsialisti ja tõlki. Nii et siin on mitu asja, miks pärast see nii on. Ja selle tõttu on ka profülaktika loomulik. Et me tegeleme nende asjadega, sest see aitab võib-olla mingites asjades paremini hakkama saada, et ma saan vajaliku koha peale mingi info. Kas või see, ma olen siin nüüd koroonaaeg, see jäi ära, minule ei meeldi, kuigi ma teen palju ka veebis tööd, aga minu meelest perekooli loenguid isadele, mida ma pidasin aastaid siin üle 10 aasta või rohkemgi. Mu meelest ei saa pidada. See oli selline mõnus meeste dialoog seal või selline mõnus meeste koos olemine, kus me rääkisime neid asju. Ja see, mis seal ikka tihtipeale meestele nagu just nimelt üllatusena tuli, et selle lapse sünd võib olla ka paarisuhtele ohtlik. Et ta ei pea olema ohtlik, aga ta võib olla ohtlik, kui ma sellele tähelepanu ei pööra. Kui ma ei mõtle sellest, et paarisuhe, see sama, mis sa küsid, on ju, et see on alus. Et kui ma küll see nagu toimib, kui seal on see mõte, et see ikka toimib, siis tegelikult ei ole nii lihtne, et see ikka toimib. Ka paarisuhe on see, mida on vaja kogu aeg elus hoida. Ja isegi siis, kui ta on vahepeal pausi peal, pean ma midagi tegema, kas või hetkekski laskma selle pausi pealt lahti. Sest et muidu võib seal kuskil midagi kinni kiiluda või liiga kaua see masinavärk seal jõurab tühja ja läheb midagi rikki seal. Mul on, küsi. Mul on selline küsimus võib-olla täiesti teine teema jälle. Sina kui spetsialist, et kui sa vaatad seda 3 õde ja neid suhteid seal, niimoodi, kõik on niimoodi ees, kelle sa esimesena teraapiasse kutsuksid? Venna.
aga võib-olla Olgaga, jah. aga vajavad nad teraapiat? No ma arvan, et neil oleks kõigil natuke vaja rääkida sellest, et nad saaks sellest unistuste maailmast nagu välja, päris nagu kontakti endaga ja kontakti selle reaalsusega, milles nad on. Sest noh, eks nad ju seda reaalsust lämmatavad ka selle läbivooriva seltskonnaga seal. Et noh, et see ka aitab seda illusiooni kuidagi hoida, siis ei ole nagu mõttel ruumi väga, et noh, tegelikult seda ängi siis nagu nende veidrikega seal natukene lahjendada. Et üks ja teine selline tüüp sinna sisse sajab, noh, keerab ikka natukene, sogab natuke midagi põhjast üles vähemalt, et noh, et selles mõttes on, noh, nad aitavad funktsioneerida neil. Need, ma mõtlen, see läbivooriv seltskond sealt. Kõik need imelikud seal omamoodi. No, eks me olemegi kõik imelikud omamoodi. Sellest, kes meist poleks. Ja aga noh, eks ausalt öelda kuluks neile kõigile natuke seda teraapiat ära, siis kui nii küsida. Aga ma arvan, et noh, et võib-olla et ei pea isegi teraapiat, vaid igaüks saaks tegelikult jagada seda, mida ta päriselt kogeb ja tunneb ja mõtleb, et nad seda ju päriselt ei tee. Nad ei jaga tegelikult seda sügavamat poolt endast üldse. See väljendub ainult selles õhkamises. Või kui seal alguses Olga hakkab rääkima isa surmast. Oli vist Olga see, kes alustab isa surmast. Et mõnes mõttes ta räägib oma sügavamast igatsusest, et oleks keegi, kellele toetada. Ei ole enam kedagi. Ta räägib sellest tühjusest, mis ta hinges on ja mis on tegelikult tema maailmas. Ja tühjusest just nimelt selles mõnes mõttes sellest läheduse igatsusest. Ja siis ta räägib sellest, kuidas ta nooremat õde toetas ja seal, siis ta saab ruttu oma rolli tagasi. Et ta on ikkagi, tuli toime teise toetamisega, tema ise ei kukkunud niimoodi ära. Siis püüab ennast jälle päästa selle uue või selle emaliku rolliga. Aga tegelikult igatsus on seal see sügav. Olla laps või olla see, keda toetatakse või keda hoitakse ja hoidlustatakse. Ma tahtsin tegelikult Kirtiti sellele küsimusele täienduse, et arvatavasti nii kauan kui on draamatekstid ja nii kauan kui draamat tehakse, kõik need tegelased vajaksid seda. Et draama ei toimigi muud moodi või teraapial ei ole mõtet, kui ei ole draamat. Nii et selles mõttes, et võta ükskõik mis näidend, mis põhineb siis nagu inimese egodel, siis nad kõik vajavad teraapiat. Et selles mõttes ei ole erandlik ja et sellest teie jutust ka aru saada, et selle 3 õe puhul on see, et kes ei ole vahet. Nii palju ma olen seda nüüd teinud mitu aastat järjest ja tegelenud nendega, et seal ei ole tõesti vahet, kas need samad tegelased elavad ka praegu, et see on nagu on see täpselt sama ja selles mõttes tõesti sellest, see on lihtsalt kiire kokkuvõte samamoodi, et sellest religioonist ei ole meil väga palju kasu olnud. Sellest näidendist aru saada, nad küll seal väga palju seda issandat kappi ei kutsu ja seal väga seda, aga neil ei ole selles suhtes abi ja neil ei ole ka teraapiat. Nii et neil on nagu, selles mõttes on tore, et tänapäeval need võimalused on. Et abi saada. Ma korra lavastaja Ingomar Vihmar seal rääkimas, et kui sa seda teksti vaatad, esiteks ilmselt on see sul läbi nüüd selle 3 lavastamisprotsessi on paljud asjad muutunud ka, aga kuivõrd kui sa alustasid, või millal sa esimest korda lugesid, see oli ka omaette aeg, aga kuivõrd sa nagu mõtlesid üldse selle peale, et olulised on seal perekonnasuhted või vaatad sa neid igat üht lihtsalt eraldiseisva inimesena või jah, mis see pere suhted sinu jaoks seal lavastuses või näidendis tähendavad? Selle näidendi nimi on 3 õde. Seal on näidendid,
Metspart ja Kolme Krossi ooper ja kui kõrvutada neid, see on 3 õde, noh seal on nagu just, noh seal on perekonnasuhted ju, seal on pealkirjas sees, et seal on see oluline just need suhted, see pere on seal oluline, kuigi noh, eks siis väga keeruline on ju leida muidugi näidendid, kus ei ole peresuhted olulised, aga ma ei tea, ma ei mõelnud selle peale nagu, noh, see oli olemas, et ma ei, noh, muidugi on ta perelugu, aga ma ei tea selles mõttes, et ma enam ei oska öelda, mis nagu on muutunud, see on nagu nii kaua nagu olnud, see on nagu ma olen sellest 3 tõest praeguses hetkeks nagu läbi imbunud, see on 3 õde, see, et ma olen nagu mul oma pereliikmed, tahaks neid sõimata ja samas neid hoida, et see nad vajab, lihtsalt on see nagu noh, nad lihtsalt ei tea, et nad tegelikult neil on kõik, nad on selle sündimisega on nad tegelikult saanud õiguse armastatud olla ja armastada, noh selles on kogu see draama ongi, et nad ei tea seda, aga kes meist seda ikka teab, nii et noh, nii kaua kui on neid probleemid, nii kaua kestavad sõjad ja see, mis on nagu noh, see, mis toimub maailmas, sa näed seda, et see pere sees ei ole midagi muutunud ja need suhted omavahel nii nagu nad on, et see kõik, mis seespool toimub, see on väljaspool näha, nii et ma rääkisin küll palju, aga sinu küsimusele ei vastanud ja ma ei tea. Ma küsisin ka väga ebatäpselt. See oli minu jaoks perelugu ja noh jah, ja ma vastasingi. Kas oli oluline sinu jaoks teha perelugu sellel hetkel? Mõtlesin, kas see oli määrav või? Ma ei arva, et see ei olnud üldse määrav. Noh, ta on perelugu, samas mõtlen, milline näidend siis väga on täiesti Robinson Crusoe võib-olla. Kus nagu, noh, aga tal on ka ikkagi pere olemas. No ikka. Leida näidendid, kus seda peret ei ole, nii et ta ikkagi nii nagu noh, oli see juba käis läbi, et tegelikult mitte ainult see pere ei kus sa elad, kus sa oled sündinud, vaid ikkagi põlvkondi tagasi on need kõik asjad, need mustrid, mis mõjutavad sind, nii et noh, selles mõttes, et nüüd noh, selles mõttes me ei ole ju tegelikult süvitsi läinud kogu selle, me oleks pidanud üks aasta otsa seda tegema ja mõelnud mis nende peres enne seda juhtus ja mis seal pärast juhtub ja et ega selles suhtes, et ühest küljest on näitemängud tegemine mingis mõttes analüüs, samas on ta mäng lihtsalt, et me ei jõua kõike nagu on see nagu kõike kihte välja võtta. Kõiki liine hakata nüüd vanaseni välja vedama, aga võib-olla kunagi oleks seda isegi nagu tore teha, kui sa oled nagu selles mõttes, et on see väga palju ikkagi nagu oletatav, on see väga vähe on antud ikkagi, mis seal nagu seal ennem toimus, see ema-isa vahel, sa võid seda noh, et kui sa seal hakkad võib-olla noh, iseenesest see põnev muidugi oleks, hakkas mingeid mänge tegema, siis neid suhtemänge ja nende suhete neid mustrite mänge, et võib-olla saaks nagu kokku selle, oleks nagu huvitav näiteks, kuidas ema-isa suhted oli, kuidas siis see Tšebutõkini ja mis seal nagu, et paneks siis nagu no oletaks lihtsalt, et mis seal võis toimuda on ja mis neil omavahel oli, kus see ema tuli ja kus see isa tuli ja mis nendel oli. No see on lihtsalt mäng samamoodi, aga noh, põhimõtteliselt on see ka Tšehhov on selle välja mõelnud, seda ei ole päriselt juhtunud, nii et noh, see on lihtsalt, aga ja kindlasti on ta selle välja mõelnud, samas on ta kirjutanud selle ikkagi endast, nii et oma kogemusest või mingisugusest tunnetust, ta ikkagi need inimesed on ta kõik ju, kuna nad on nii hästi kirja pandud, need tegelased ju ta on need kõik nagu samamoodi läbi elanud, need tegelased ja see on ikkagi see, kuidas ta suudab neid tegelasi nagu, nad on nii erinevad ja nad on nii täpselt seda tuuma tabatud igal ühel, sellepärast on see lahe näidend, et see kõik psühholoogiliselt täpselt on ta need tegelased. Ma küsiks, ta on andekas selles mõttes. Küsikski seda kohe Naatanilt, et kas sinu pilgu läbi ka
on need tegelased läbivalt, on nad, kas sa vaatad ja noh, et on nagu tervik või no nagu, et ei ole mingeid kohti, mis oleks nagu ebakõlas ülejäänud näidendi osaga? ei, minu meelest ei, kõik tundub loogiline. Ja Tšehhov siis tõesti oli hea. Ja ma arvan, et oli hea inimeste tundja. ja ma arvan, et ta oli hea tunnetusega selles osas kindlasti. Ja noh, tegelikult, et tõesti seal on tegelikult ju üksildased inimesed kõik. Kuigi nad kuuluvad kokku, on nad kõik väga üksildased. Ja see on see üksilduse tühjus on seal ikka kõigist nagu haigutab välja sõna otseses mõttes. Ega nende inimeste vahel, kes tegelikult loovad selle paari suhte või suhte, et võib-olla kõige vähem üksildane on äkki see vana teenijanna. Anfissa, jah. Tema on vast kõige vähem üksildane, et tal on nagu kõigiga mingi oma kontakt olemas ja noh, Olga, ma saan aru, hoiab teda kuidagi eriliselt veel. Oli vist Olga, kes tema eest seal seisab, on ju. Et seal nende vahel on võib-olla mingisugune kõige ehedam selline, no kõige siirem ja ehedam suhe seal Olga ja selle Anfissa vahel. Ja temal on nagu teistega ka mingi selline nagu ehedam, selline lihtsam ja reaalsem kontakt, aga muidu on nad kõik väga üksildased, teineteisega neil ei teki sellist nagu sügavat sidet ei teki, et see on kõik nagu selline pinnavirvetus, mille peal nad liiguvad. Et jah, et see üksildus on ikka nagu lämmatav seal sõna otseses mõttes. Ja siis on lootus sellele Moskvale, kus kõik see üksildus justkui äkki laheneb ära, mis ei ole muidugi ju realistlik muutus, et see ei kao kuhugi. Jaa, aga noh, selles mõttes loomulikult ei ole neil ka selles mõttes usulises mõttes või religioosses mõttes eriti pidet, et selles mõttes ikka tolle ajastu sellised selged sekulaarsed inimesed, et seal ei ole, noh, ütleme ortodokslus, noh, on üleüldse, et võimaldab tegelikult jääda suhteliselt neutraalseks, et seal on väga suuresti su enda valik, sa võid täita rituaali, aga olla neutraalne ja samas noh, et see kuulub, et see religioossus nagu kuulub küll traditsiooni juurde, aga mitte sul puudub sisuline kontakt selle spirituaalsusega. Et selles mõttes teistpidi jälle, noh, ütleme selline ortodokslik spirituaalsus on hästi sügav ja hästi selline, noh, nagu tõesti tunnetuslikult nagu hästi võimas, kui sa sellega kontakti saad, aga sa võid ka sellest väga kaugele jääda, sa ei saa mitte muhvigi aru, täidad lihtsalt rituaali ja kogu lugu. Nii et noh, see ka võib olla tegelikult, et noh, tolle ajastu, ma arvan, ega see ühiskond ei olnud vähem sekulaarne kui praegu. Ega selles mõttes see nagu ajastu mingisugused raamid, et annavad midagi ette, aga see ei tähenda, et inimene rohkem on religioosne. Ma arvan, et praegu võib-olla on isegi kohati rohkem religioosne inimesed siin. Okei, see on pikk jutt, miks ma nii arvan, aga noh, vaadata kas või kui palju, noh just seda spirituaalsust inimesed otsivad, et kõikide need võimalike igasuguste pakkumistega, mis meie ühiskonnas on saadaval, erinevate võimalike vaimsete juhtide või spirituaalsete juhtide ühel või teisel moel. Kõigil on neid, keda või kes neid järgivad või kes nende poole vaatavad. See näitab, et tegelikult see vajadus sellise spirituaalse kontakti järgi inimesel on ikkagi väga suur. Et ma ei tea aega, et kus oleks nii võimsalt, no on, mitte, ma ei valeta, kui ei tea, on olnud ühiskonna ajaloos, võime küll vaadata ka aegu, kus sellist tõusu on, sellise spirituaalsuse tõusu, kus on nagu tõesti sellist väga tugevat otsingut sellise spirituaalses suunas, aga praegu on ka. Ja ma ei mõtle siin ainult kirikut, kristlikku kirikut, et see on nagu laiem pilt. Nii, aeg on võib-olla viimasteks küsimusteks, kui on sealt poolt tulemas. Kuna sa praegu paar lauset kõlas, noh, Veršinin teeb seal
tekstis teeb just selle Moskva ootuse suhteliselt tuimalt maha. Kas Veršinin üleüldiselt on neist kõige targem või ainult üritab näida? Ma ei tea, kas ta kõige targem on, aga võib-olla ta saab aru, ammustab nii-öelda läbi, mis asi see on ja et ta on tegelikult, ta on nagu kahe jalaga maa peal rohkem, kuigi ta filosofeerib. Nii et see kahe jalaga maa peal filosoof. No ta ei ole ka muidugi filosoof, aga omal moel. Ta on kindlasti skeptilisem, aga ma arvan, et ta on ka omalt poolt ka täiesti naiivne mingite muud asjade. Ja, nõus. Et kas ta tark on, ma ei julge. Ei ole. Ta pigem lihtsalt. Ta ei ole. Aga noh. Vaata, et kõik hullem nendest. Ta peaks nagu esimesena teraapiasse. Ta on niisugune omamoodi lahmiv tegelane, jah, kes arvab teadvat midagi. Noh, oma tõde jätab võib-olla. Aga selles mõttes ta ju muidugi selle naeruvääristab seda Moskva, või noh, ma ei naeruvääristab, no ikka tõmbab maha, selle unistuse sellise kauniduse, kauni pildi sealt. Aga noh, neid peab ka ikka olema, kes niimoodi lõpetage. Kunagi ei tule, need nii-öelda realistid, kunagi ei tule midagi ilusat, kunagi ei saabu seda ilusat maailma. Armastust ei ole olemas, rõõmu ei ole olemas. Õnne ei ole olemas. Aga Veršinil vist kodus ei olegi seda õnne tundub. Või ta ka ju otsib teine abielu ja enda meelest on justkui kõik õigesti teinud, vaatab, et õnne ei tule, ju siis järelikult tuleb 200-300 aasta pärast. Et noh, kui praegu ma olen kõik teinud, et õnne oleks, aga ei ole, siis ju siis me lihtsalt töötame selle nimel. Kunagi tuleb. Aga tubli on ta ikka. Et ta on esimene kommunist. No juba sellel ajal muidugi neid oli, aga ikkagi. Kohe järgmine. Ta oli kohe järgmine kommunist. Ta oli see järgmine. No jah, igal juhul, no sellised huvitavad mõtted nüüd. Siit võiks nüüd jälle järgmise ringi peale minna hakata. Seda osa arutama siin. Jah, nagu sa ütlesid, keegi peab ju olema see, kes ütleb, et kuulge lõpetage ära. Ma siis võtan seekord selle rolli, mul on antud see võimalus. Oleme veeldivalt oma ette nähtud aja täis vestelnud. Kui nüüd võib-olla kellegi pärast turgatab pähe, kindlasti tahaks küsida, võib-olla Naatan on veel paar hetke siin. Aga üldiselt... Kaua ma pean oma lapsele trenni minema. Vot, ei saa, peab ka täitma oma hooldaja rolli. No ja, ma pean isa rolli võtma. Aga ühesõnaga suur aitäh kõigile, kes te tulite siia koha peale kuulama. Aitäh nendele, kes kuulavad meid Tartu Hääle vahendusel. Ja suur aitäh, Naatan, sulle, et meile täna avasid seda oma kogemust. Aitäh. Aitäh.